aga täna on siis jälle mädara 2, suht nagu pikk ja raske päev tuleb, ma arvan. Ja siit hakkab järjest nüüd talud minema, Tammekõnnu ja siis sealt edasi Linnuküla ja nii et Lõmmeloo küla. Nii et täna on selline pikk päev ja edasi õhtuks siis Eesti keskpunkt on Kingiste külas. Oi, suundame sinna. Oi, kuni võsa seal on. Aga sai sinna ei tohiks eriti palju maad olla. Ja seal üritan ühe maja koha leida. Inimesed on seal. Seal nüüd talukohal tuli välja vanad õunapuud. Nartsissid kasvavad siin. Edasi nüüd mööda seda pigi mädarat minevad vana teed. Mädar jääb natuke eemale sinna. Seda teed ma olen nüüd käinud kõik 3 korda, nii et 2011, 2012 ja nüüd 2015 ka, nii et see on jäänud kogu aeg marsruudi peale, et mõnda aega siit seda teed mööda ja siis üritan selle koha leida, kust ma siis pean ära keerama, minema üle jõe teisele poole. See on ikka selline kant, kuhu just väga harva inimesed satuvad, et jõe taga kuidagi niisugune soiste osade vahel. Siin on näha vanad, see on kõik lage olnud siin. Siin olid kõik need heinamaad taludel ja see on siin täis sisustatud. Kusagil lees peaks üks talukoht olema. Nii et ka selline koht, kuhu tõenäoliselt üks kord satud, et mingi täiesti džungel niisugune. Sinna saame. Kohati on jah raske aru saada, kuidas tuled on täiesti niisugune soo ja räga, et peaks nagu talukoht tulema, et aga ebareaalne. Aga siis järsku hakkab maa pealt tõusma. See räga muutub niisuguseks pargiks, kuiva metsaalusega park. Ja siis mingi hetk ongi. Siit on suht vähe sellest järgi mõned.
mõned ahjujäänused, kokku kukkunud korsten ja põhimõtteliselt ongi. Siit nüüd edasi läbi Võsa põhja suunas ja siis on järgmine. Siia on olnud kõrvaloone, hiigelsuured, mis need on, haavad või? Haavad vist jah. Ja siis on olnud kõrvaloone uks nii-öelda. Ukse poist kukub. Ka kunagi keegi on elanud ja ehitanud. Ja nüüd on unustatud mets. Siit nüüd järgmine osa tuleb nüüd üks pikemaid. Nii siis. Selles suunas siis. Teen veel mõne tiiru siin, vaatan kõrvalooned ja siis lähen. See on päris pikk maa sinna. See on päris raske maastik. Sealt tulin. Suht pehme on. Lähen siis sinna edasi. Siin ikka vesi kõik. On juba segi läinud mitmes raiesmiks on, mida ma ületama hakkan. Raiesmikud ja siis raiesmikud vahel on mingid soised kohad. Saapustes on vesi seisma natukene. Tundub, et selle osa pean alla andma. Siit läheb ju päris kuhugi rabasse. Tõenäoliselt panin kusagilt mööda. Natuke liiga pikk maa oli.
ei liiga räga. Nüüd tuleb üritada ennast kuidagi paika panna. Padrunitaskud, need peaks äkki olema, vast on saksa, see Mauser. Seis on selline, et mul pole õrna aimu, kus ma siin kaardi peal asun. Ühte sihti mööda läksin. See kaob kuhugi sohu ära. Nii et need maju või neid küla ei leidnud. Ja hetkel ei suuda ka ennast paika panna, kus ma kaardi peal asun. Nii et need jäävad järgmiseks korraks. Ja ei ole vist muud teha, kui keerata tagasi siis lääne suunas ja tulla Mädara äärde tagasi, nii et kõik need raesmikud ja ma ei ole sama koha peal, ma olen tükk maad edasi tulnud, nii et siin võib olla kerge maastik, aga millegipärast ma kahtlen, sest siin igatahes on vesi kõik. Hinnanguliselt pakun, et kusagil 3 tundi läks praegu see üritus mulle maksma, nii et kella 15.21. Nii et tõenäoliselt need jäid sealt mul leidmata, seal oli külajagu maju ja tõenäoliselt kuna kella nii palju, ma tõsiselt väistasin ennast ära seal metsas, siis ka päris mitmeid edasi tänaseid maju ma loobun, mis on rohkem sügaval metsa sees. Aga nüüd edasi tuleb vana Lõmmelo külakoht ja siis tuleb suur maantee, Allipa raba, siis suur maantee, raudtee ja siis hakkan juba lähenema sinna biometsale. See on siis Allipa raba. Siin ma järgin ikka samm-sammult seda 2011 marsruuti. Tulin nüüd päris metsast ära. Nüüd hakkavad sellised sihid umbes. Neid on mingi maa ja siis hakkan vaikselt juba jõudma. Nii põhimõtteliselt see kraavi ots siit edasi on siis ametlik Mädara jõe algus. Siit alguses ei ole midagi, aga 10 meetrit ja siis on esimene vesi.